6. käik. Tere tulemast kõikidele 6. käigu fännidele. Meil on siis 7. september, Kreeka ralli laupäev on möödas. Mina olen Christopher Gruta. Eelmine kord siis Soomes siin debüüt sai tehtud ja siis Gunnar mind nüüd siin uuesti appi palus, nii et siin ma olen. Aga jah, kui eilse päeva järel oli Eesti rallifännidel tuju kindlasti mega, sellepärast et juhtisime me WRC arvestuses, WRC 2 arvestuses ja kui ma eksis ka JVRC arvestuses või kui seal ei juhtinud, siis vist Jürgenson oli kas äkki teisel kohal või selles suhtes, et MM-tiitlis kinni, see oli põhiline, et põhiline konkurent oli selja taga. Aga tuli siis laupäeva hommik ja ei olnud tore laupäeva hommik. Tunnen kaasa kõikidele Eesti rallifännidele, kes siis hommikul varakult üles ärkasid vaadata, kuidas Ott Tänak võidu peale läheb kihutama, et meiega on siis ka Jaan Martinson taas kord liitunud, kes siis telefonidel natukene muljetab Kreekast. Et mis tunne sulle oli, kui see esimene katse hakkas ja siis kõigepealt läks nagu üks ref ja siis läks teine ref ja siis said nagu aru, et siin ei ole enam mitte millegi peale sõita. Ja kahju, et täna on laupäev ja meie IT-mehed on kuskil ilmselt ära, sellepärast et tänase saate pealkirjaks oleks võinud panna mitte 6. käik, vaid 3. ref. Et oleks olnud väga päevakohane. Et vaatasin otsa ülekandmes seda esimest katset ja ei olnud tore olla, kui vaatad, et Tänak seisab ja siis hakkad aega arvestama, vaatad, et hullu ei ole, et nüüd läheb Osieega võitluseks 3. koha nimele ja siis Pekki jälle keerab tee kõrvale ja hakkab taas kord refi vahetama ja samas kui vormel 1 on rekorditena kirjas, et kes kõige kiiremini ref vahetab, siis Ott Tänak ja Martin Järveoja oleksid võinud, ma arvan, rallis selle refi vahetusrekordi püstitada, et see läks neil tõesti hästi kiirelt. Aga vahet ei ole suurt, et pealt poolteist minutit tuli kaotust ikka kummalgi korral ja sealt oligi nagu päev otsas, et enam ei olnud nagu suurt midagi jälgida ja kui veel Sordol ka rett läks ja ta langes Tirino Villist taappoole, siis sellega on pidu läbi kahjuks seekord. Jaa, et ega oligi, Otil oli ju see ka keeruline, et tal oli seal veel ju siis vaja ilma varureffideta Kreekas üle 45 kilomeetri sõita, et ilmselgelt ju gaasipedaali enam niimoodi vajutada ei saanud ja see oli selline lõunaks auto finišisse toomine tal lihtsalt juba. Seda küll ja eks ta oligi ju ei kellegi maalt tagant ei ohustanud keegi ja püüda ka kedagi ei olnud, et selles mõttes oligi tema poolt kulgemine ja eks me nüüd vaata, publiku katse on jäänud, aga seal vaevalt midagi juhtub, kuigi on ju nii kiire katsel Tirino Vill ju ramminud seina ja auto ära lõhkunud, aga ma arvan, et seekord seda ei juhtu, et Vill võtab suurimad punktid ja sellega muutub MM-i seis teiste jaoks veelgi nukramaks. Et paraku nii ta on, et vaatame, mis meil siin homme saama hakkab. Homme on ka punktid mängus ja isegi kui Ott Tänak on, nagu ta on pühapäeva ees ja pühapäeval suudab midagi korralikku korda saata, võtta siis maksimum 12 punkti. Siis ega see suurt ikkagi ei päästa, et ta jääb ikkagi Villist kõvasti maha ja sõit on veel kõigest 3 rallit. Jaa, et kui midagi positiivset otsida, siis muidugi Robert Virves on teinud jälle tubli päeva. Teisel kohal siis lõpetab selle päeva Bajari järel, küll siin päeva lõpus nüüd väikene selline murekoht oli, et katse lõpus see ref läks Bajarile, siis seda kaotust natuke jälle kogunes, aga samas see oli ka vähe ja Russellile ka ikkagi vähe, et 15 sekundit ära anda ei ole hullu.
Seda kindlasti, aga taaskord nagu kõik on rõhutanud, alates Roomet Jürgensonist, kes praegu liigub ikkagi MM-tiitli kursil junior WRC-s ja Ott Tänak, kes rääkis ka pikalt pühapäevastest katsetest. Enne ei saa ikkagi midagi lukku panna, kui homne punktikatse on läbi, sest just see punktikatse, see pidi olema kõige rajum katse üldse kogu selle ralli peale. Et nagu Roomet Jürgenson rääkis, et kivi on kivis kinni ja võimalus auto ära lõhkuda on praktiliselt igal meetril, nii et tuleb sõita väga targalt, aga samas just need WRC 1 mehed peavad sõitma samas ka kiiresti, et homme tuleb kõigile vaatamata põnev päev ja no me mäletame ju Soome rallil, mis Toyota meestega juhtus, kes sisuliselt punktideta jäid, nii et ma ei kuulutaks veel Gerine Villi võitjaks ja noh, ei tahaks halba sõnuda, aga noh, on juhtunud see, et vennad jäävad ikkagi viimasel päeval nulli peale ja kogu ralli kohta nulli peale sellega seoses. Jaa, nagu sa ütlesid, põnev päev on ootamas. Loodame, et sealt tuleb ka eestlastele ikkagi positiivseid emotsioone ja vähemalt üks MM-tiitel. Aga jaa, laseme siis sinu tööd edasi tegema, kuigi tea, palju sul seda teha on, sellepärast rallimehed ju sisuliselt natukene enne keskööd sinuni jõuavad. Aga jõudu jaksu seal Kreekas. Ja, mul on muud lood, varsti läheb lugegi Delfist Robert Tirvese kohta on väga rõõmustavaid uudiseid ja homme varahommikul läheb üles üks pikem artikkel, mis näitab, et kui perses omadega on ralli MM-sari ja praegu käib päästmistöö selle nimel, et üldse sari säiliks, nii et tööd on siin kõvasti veel. Just, aga nagu ma ütlesin, jõudu jaksu, naudi Kreeka päikest ja eks siis saab näha, et kas jõuame homme veel rääkida või kuidas sul selle ajaga on, et eks seda me arutame homme. Alati jõuab rääkida. Selge, aga siis võtame äkki homme ka su tore otsa, aga davai, tšau! Teeme nii, tšau! Nii, ja muidugi ei ole ma, stuudios ma olen üksi, aga saadet ma siiski üksi ei juhi, sellepärast et Roland Poom on ka minuga koos. Tere, Roland! Tere, kuule täpselt 9 minutit ja 50 sekundit suurepärast kuulamist vaikuses, nii et oli vahva algus saatele. Jaa, et selline said natukene puhata, sisse elada, mõttes analüüsida rallit, aga hakkame siis rääkima ka nüüd tõsist juttu. Ikka see Tänaku rehvi purunemine on see, mis ikkagi jääb hingele sellest päevast, ei ole midagi teha või mitte rehvi purunemine, vaid rehvi purunemised mitmuses, mis teebki nagu selle asja eriti valusaks. No muidugi ja võib-olla eriti valusaks see, et see kohe nagu hommikul juhtus. Ausalt öeldes ei mäletagi tegelikult siin lähiajaloost, millal viimati oli olukord, kus sõideti üks rehv katki, vahetati ära ja teine rehv katki, aga seda vahetati, et pigem ma ütleks, et see on selline harukordne juhus. Et seda küll juhtub, et katsel 2 rehvi kas läheb korraga, endalgi läinud paar korda niimoodi. Või et rehv läheb katki ja läheb ka teine rehv katki, aga sellega siis juba veeritakse lõpuni. Aga see oli tõesti huvitav, et esimese hooga ei saanudki aru, mis toimub. Igal juhul ülikahju ja ega ei oskagi midagi öelda. Ma arvan, et siin on see teema hea kokku võtta Ožeeri kommentaariga, mis ta selle olukorra kohta ütles, et kahju, et mulle Ott meeldib. Jah, eks ta nii kipub olema, et kui me siit Maarjamaalt seda asja vaatame, siis tõesti kahju, sest meile kõigile ju Ott väga meeldib. Ja järgmine punkt, milleni ma tahtsin jõuda, on see, et kui veel pärast läks ka Tanis Ordal see rehv, mis tõmbas päris korraliku osa kerepaneelidest omadega kaasa, mille ta siis päeva lõpuni pidi sõitma. Üks asi muidugi on see, et kindlasti Toyota insenerid said väga ägedat materjali, mida hakata analüüsima. Need
pildid kindlasti hiljemalt esmaspäeval ette võetakse ja vaadatakse, kuidas Hyundai ikkagi seal autos asju on teinud, sest no tõesti väga-väga palju oli sinna sisse näha. Ja tegelikult eks seda Toyotal samamoodi seda päris mitu korda ikkagi juhtunud, et kuna need autod on ju toruraami peale ehitatud, siis kõik nii-öelda välisdetailid on karbondetailid, mis on lihtsalt nii-öelda lihtsalt külge pandud, aga tegelikult kere kui selline on puhas toruraam lihtsalt. Aga kui need ära lendavad, siis on igasugu huvitavat asja näha aga no ma arvan, et täna on ikkagi juba kõik need insenerid ka tegelikult vist teavad, mis seal all on, et nende autodega nüüd mõni aasta sõidetud on. Aga igal juhul kindlasti, ma arvan, et kõik insenerid need pildid ette igal juhul võtavad ja sisse zoomivad, et see on garanteeritud. Aga muidugi selle kõige jutu taustal ma tegelikult tahtsin jõuda üldse selleni, et lõppude lõpuks me saame ju nüüd öelda, et meil ei ole mitte ühtegi siis Rally 1 autot, kes oleks ilma probleemideta 2 päeva jooksul olnud ja lihtsalt Will juhib sellepärast, et tema probleem, mis siis teda eile natukene vaevas, et ta pidi siin 3 silindriga vahepeal sõitma ja mis natukene muud oli ja teed puhastama ja muud hädad, et need olid ikkagi kõige väiksemad. No ja ütleme, et seda isegi vist ei saa nagu väga eriliseks probleemiks lugeda, et ajakaotust kui sellist, natukene. Ma ei tea palju, no ütleme minimaalne, täiesti minimaalne. See, et ta seal teed puhastas, no jälle, et Ogier on see nädalavahetus hoos, et jälle kuldsed sõnad Ogieri poolt ütles, et tundub, et Neville, ma ei tea, ei saa hakkama või sõita ei oska seal esimesena startides, et eks me tegelikult oleme rääkinud seda päris mitu rallit ka, et Neville ei ole hea esimesena startija, aga ütleme, see 3 silindri probleem pigem oli ikkagi suhteliselt minimaalne probleem, ajakaotust võib-olla seal, ma ei tea, suurusjärk võime oletada mingi 10-20 sekundit, ütleme pigem 20 võib-olla, mitte rohkem. Aga selles mõttes on sul õigus, et kõigil on mingid probleeme, lihtsalt Neville'i probleem on olnud selline, et see on selline väike tehniline probleem, et teistel on ikkagi kas suured tehnilised probleemid või refid või nüüd juba väiksed offid. Just, et selles suhtes nagu tänast päeva oli selles suhtes natukene naljakas vaadata, et toimus igasuguseid asju, aga kuidagi kui oleks nagu selline tavaline ralli, siis ütleks, et täitsa põnev päev oli, aga kui nagu see eilne turm tuli, mis nagu, et igal katsel kogu aeg mingi action käis, keegi on teelt väljas, kellelgi lendas ref, kellelgi turbot polnud enam. Et selle taustal ikkagi kuidagi jube rahulik tundus tegelikult see tänane. Tundub, et kui sina hakkad saadet tegema, et siis hakkab juhtuma, et minu meelest oli Soomes sama lugu. Et ma pidin stuudiosse kohale tulema sellepärast, et liiga palju juhtus lihtsalt. Aga ei, sul on õigus selles mõttes, et ikka igal juhul põnev päev oli, et kui me tegelikult võtame praegu viimast katset nagu päevalõikes kokku neid mehi, siis Ogier kiireim mees tegelikult oli ka arvata pärast eilset, et täna ta nagu aega tagasi võtma hakkab. Küll ma arvasin, et tegelikult suudab rohkem võtta, 21,7 sekundit Neville'i ees, ta on Formeau 3. mees. Ja tegelikult ju edasi me rohkem ei saagi kedagi vaadata, sest Sorgar ref on ju Katsutal, Otil 2 refi, meil ei olegi tegelikult seal edasi rohkem kedagi vaadata, sest Ogier, Neville ja Formeau vist olid ikkagi nagu ütleme siis suures pildis puhta tänase päevaga. Ei, Formeau ei tulnud ju. Et juba asi sassis. Jah, no täpselt, et meil ongi jälle selline olukord, kus ma kuulasin selle eilse saate ka järgi ja tõesti, et ühtepidi on ju äge, et selline karm ralli on, aga lõppude lõpuks, et võiks natukene nagu otsustada see ka, et nagu kes nagu kõige kiiremini suudab sõita, mitte see, et kelle auto lihtsalt pooleldi läbi oskuste, pooleldi läbi õnne kõige paremini vastu peab. Jah, täpselt, et jälle vaata, kui sa eile kuulasid ka, siis üks mõte oli see, et kui oleks poole rohkem autos, et iseenesest on ju lahe selline raske ralli on ju ja las nad kukuvad ära, aga kui on poole rohkem auto, siis nagu päriselt keegi jõuaks finišisse ka. Aga tõesti, nagu kui lihtsalt neid autos on vähe, siis tõenäoliselt nii karmi ja keerulist rallit võib-olla ei ole kõige targem kalendris hoida, sest see ei ole nagu ainuke raske ralli ja neid raskeid rallis on veel, on ju.
ja kui meil ongi Kreeka, meil on Sardiinia, meil on Keenia, siis loomulikult meil on veel Assalist Monte, no neid raske, tegelikult kui me hakkame nagu hooaja peale võtma, siis meil on neid nagu väga raskeid rallis ikkagi mingi 4-5 on ju. Aga kui meil on 8 autot ja siis nendel rasketel rallidel nagu põhimõtteliselt enamus kukuvad ära, et võib-olla kalendri peale tegelikult neid on ikkagi natuke liiga palju tänases seisus, kus meil on vähe autosid, et loomulikult seda actionit on lahe vaadata. Aga no siis veel lisaks juurde Soome, mis oli nagu siis viskab mingid üllatusrallisi, kus nagu üllatuslikult hakkab juhtuma. Et lõpuks hooaja peale meil on nagu rohkem kui pooled rallid sellised, kus nagu väga rallit vaadata tegelikult ei saa, et siis nagu kuidagi, et need numbrid ei klapi hästi. Jaa, täpselt. Selles suhtes see oli ikka raju päev ja muidugi ta oli väga tore oli vaadata seda, et Tani Sordo ja Candido Carrera on hakanud Nublu fännideks. Pühenduse käisid nendele suusaprillidele, mis nad siis kandma pidid, kuna seda tolmu nii palju sinna autosse tuli, et kohe see oli esimene mõte ikkagi Nublu pähe tuli, kui suusaprille kuskil viimasel ajal näed. Eriti mitte siis kuskil mägikurordis, vaid mingites muudes oludes. Ja, kes ei teadnud, siis väike selline fun fact see vahel, et sellised prillid on tegelikult kohustuslik autos kaasas kanda. Ja tegelikult just juhuks, kui esiklaas katki läheb ja katkise klaasiga sõita ei tohi, ehk kui klaas on katki, tuleb see eemaldada ja tegelikult siis sõitagi nende prillidega. Aga ja selles mõttes sama olukord, et kui tuleb tolmu sisse, siis silmad seal tolmused ei oleks, et midagi näeks ikka, et sama teema. Ja, aga ma ei oskagi nagu ralli ühest väga palju rohkem midagi rääkida. Munster sultis oma auto veel, eks ju, ära parkida siin täna tee äärde, jäi sinna kuskile tee äärde rippuma. Ja siis täna... Ja just siin 11. katse ka Evans ka tegi pehme katus, ütleme siis nii, kui nii võib öelda. See oli selline, aga see jõudis lõpuni. Ja tegelikult siin, kui me võtame SS11, siis oli ka veel Formore F ja Formore päev oli üldse tegelikult, kui ma just lugesin selle ette, et kes tänase päeva puhtalt lõpuni tulid, siis sorry, ei tulnud Formore oli siis 11. ref ja tegelikult päeva ennem oli tal tehnilisi probleeme ka. Praegu peast või mäletagi, mis teema oli, et kas pill läks kuumaks või mingi teema oli. Nii et jälle, kui eilse päeva kokkuvõttes oli meil... Sa mäletad, mitu meest ilma probleemideta? Oli ju 3. Jah, siis täna on 2. 1. Vot, nii ongi. 1. Jah, 1. Et kui me võtame nagu selles suhtes, et me võtame nagu reede ja laupäeva kokku, siis on 1. Et päeva kokkuvõttes oli siis 2, et Ožeel ju ka täna siis nagu rohkem enam midagi aia taha ei läinud. Jah, täpselt. Aga tõesti selline raju päev ja tegelikult selle Evansi asjaga meenus see, et Tänakul oli ju ka päris selline raju hetk seal, et seda oli ka päris pull oli vaadata, kui pärast näidati seda Oti ja Martini nägusi seal sellel hetkel, kui auto nagu hakkas üle katuse minema, mõlemal olid ikka silmad olid nii suured nagu öökullil, aga jah, Ott siis väga sellise oskusliku reageerimisega suutis olukorra ära ikkagi klaarida. Mis olukord see oli? Ma ausalt isegi ei jõudnud enam vähe. Ja ei, tal oli täpselt samamoodi nagu Evansil. Täpselt samas kohas. Hakkas samamoodi üle katuse keerama, aga ta kuulates ekspertkommentaatoreid päästis ära sellega, et keeras otta õigele poole koha ja vajutas gaasi põhja ja suutis selle auto tõmmata nagu selle üles kerkinud poole alla tagasi ja siis päästis ära. Aga jah, ta muidu oleks täpselt samamoodi läinud. Et soovitan sul pärast kindlasti Twitteris või kuskile need Oti ja Martini näod üleval. Ja ma vaatan pärast üle. Just. Aga vaatame korraks veel nii palju, et kui me saame siin top 4 üldse vaadata, kui me ralli ühtedest räägime, siis Ott 4. kohal on ju. No olgem ausad, tegelikult kõik Oti viimaste rallide punktid põhimõtteliselt on korjatud ainult pühapäevaga. Et kui me tegelikult päeva lõpetame nüüd 4. siis ütleme, et see ei ole maailma lõpp tegelikult, eks. Et meil on veel sõita reede ka, loodame, et nüüd ikkagi pühapäev, et eeldades, et Oti nüüd kõik probleemid ja jamad on tehtud, no ütleme, see ralli jumal peaks
vihkama eestlasi, kui tal ka veel homme midagi juhtub. Et siis ees võib veel juhtuda igal juhul. Võidusõiduks läheb veel Ogieri ja Sordo vahel kindlasti, aga tänase, ütleme reede laupäeva põhjal 4. koha punktid ei ole üldse halvad ja kui me teame, et Ott on ikkagi pühapäeva mees, siis ma arvan, et see punktisaak ei pruugi üldse nii kehv olla ja et ka see punktitabel võib päris, ütleme jah, loomulikult Neville siin kerkib eest ära, aga ütleme siis, et see punktitabel ei pruugi üldse nii kehva olla eestlaste nii-öelda pilgu läbi. Rallis on ikkagi veel sõita. Jaa, selles suhtes on muidugi seis natukene kehva, et 3 rallit on sõita ja see vahe ongi tänase päeva seisuga siis ilmselt jääb 39 punkti peale, et siis on see, et palju siis veel nagu homme õnnestub päästa või Villiga vahet vahendada, aga jah, kui see pühapäev meil on, millega annab ikkagi päris korralikult neid rallisi päästa, et ühtepidi on nagu Ott on see, kes on kõige rohkem sellest süsteemist nagu võitnud see aasta, aga samas on see, et kui nüüd on Villil ka näiteks ütleme Tšiilis, ma ei tea, reedel sõidab ratta alt, siis see ei tähenda, et ta tuleb 0 punktiga või võtab Power Stage'ilt 5 punkti ja kõik, et ta ikkagi saab pühapäevaga seal veel oma 12 punkti püüda, et mis ka selles suhtes teeb selle püüdmise keerulisemaks. Täpselt, ütleme, et tegelikult, et see 3 rallit on minna, aga et see ikkagi see põnevus lõpuni kestaks, see tähendaks ikkagi Neville 1-0 ringi. Et midagi pole parata, nii on, aga nii kaua kui rallis on sõita, nii kaua võib kõike juhtuda, et eks me näe, Tšiili tõenäoliselt kõige võib-olla selline ütleme, veel ebamugav ralli tema jaoks on, aga tegelikult viimased ju 2 siis Kesk-Euroopa ja Jaapani võiksid ikkagi olla tema jaoks juba, ongi rallid, kus on tal juba eelis tegelikult stardipositsiooni mõttes. Nii et eks me näe, 3 rallit võib minna, aga eks me ütleme, enne kui hooaeg läbi pole ega mingisuguseid kokkuvõtteid väga teha pole mõtet veel, et kõike võib juhtuda. Just, et lihtsalt ongi jah, et see on, siin oleks nüüd aja jah, et tõenäoliselt ikkagi pigem Tšiilis midagi juhtuks, aga muidugi seda ei taha nagu kellelegi soovida, et midagi juhtuks, sellepärast et ega selleks, et 0 ring tuleks, see tähendaks seda, et kas autoga peaks mingi väga-väga kapitaalne probleem olema või siis mingi väga-väga karm off ja seda ei tahaks. Kumbagi ei tahaks, just. Yeah. Et lõppude lõpuks, et kui me siin räägime ka praegu, et tahaks näha nagu seda, et ka nagu kiireim mees võidab, mitte see, et see mees, kellel on kõige väiksemad probleemid, et siis seda enam, eks ju, et teistel rallidel ka ikkagi tahaks näha sellist võrdset ja ausat võistlust. Ja kui Neville selle tiitli võidab see aasta, aga siis ta ongi seda väärt ja ma tean küll, et nii päris asjaliku eestlaste kontingendi seas Neville'ist see arvamus kõige parem ei ole ja okei, ma saan aru ka, eks talle kohati vingub palju ja kõik, aga tega on ikkagi kiire sõitjaga ja selles suhtes ei ole nagu mingi häbiasi, kui see MM-tiitel läheb talle, mitte Otile või Sebastianile. Jaa, absoluutselt, et ma ei tea, minu meelest olgugi, kui see läheb sinna, siis ma arvan, et ega ta on ka lõpuks väärt seda, et ta on ikkagi karussellis olnud 12 aastat äkki või, et samamoodi nagu minu arust Jari-Mati Lattole kindlasti oli tiitlit väärt, siis nii on, et õnneks ei ole tegemist Otti viimase hooaega, et kui seda ei tule see aasta, ei tule veel, küll ta veel sõidab, nii et ühe aasta sõidab. Et ühe aasta igal juhul sõidab jah, et oodame, et see teine tiitel ikkagi veel jõuab tulla. Jah, et muidugi ülejärgmise aastaga võib juba keeruliseks minna, et kui siin on küll jutud, et Hyundai lahkub 2026 aasta järel, aga vaatame, eks, et Neville ja Oti lepingud on sellised aastased ja natukene sellist pessimismi tekitab kogu see olukord, aga see on selline pikem jutt, et kui see ettevõte siis võib-olla homme, kui tuleb rahulikum päev ja on vaja natukene seda saateaega sisustada, et ma arvan, et ärme praegu sellest väga pikalt ei räägi, et eile ka natuke juba puudutasite seda. Räägime hoopis WRC2-st natukene. Robert ja Alex, super töö ikkagi, et laupäeva lõpuks olla teisel kohal,
noh, Johan Rossell on 27 sekundi kaugusel, meil on homme sõita 3 kiiruskatset, okei, meil on see üks Mickey Mouse ka veel, aga noh, see no, vaevalt, et seal midagi erilist juhtub, kuigi noh, samas vaadates selle ralli viimast 2 päeva, pagan teab, võib juhtuda küll, et tasub igaks juhuks ikkagi ära vaadata see õhtul, et mitte mõelda, et ma hommikul vaatan, et kes selle katsevõidu sealt sai. Aga muidu jäi super ikkagi näha ja Georg koos Jamesiga ju samamoodi tegelikult teinud korraliku päeva ja siin tundub, et üldarvestuses ikkagi kerkivad ja tegelikult ju kerkis nüüd 2 kohta, sest Zaldivaril ja McErlinil mõlemal ju läks ref. Nii et 5. koha peale on need juba tõusnud. Ja, absoluutselt. No, ma arvan, et siin pole kahtlustki, et mõlemad Eesti mehed on ikkagi mega ralli teinud, esiteks. Eile ma juba siin kiitsin päevani, aga ma pean ka tänaste kiidulaulu jätkama, et see on tõesti no üli hea meel on näha ja kui me räägime kõigepealt Robertist, siis tegelikult see 28,2 sekundi, mis ta Bajari taga on, et ju täna hommikul esimene äkki oli 7. katse, kui ta Oti tolmu jäi, siis see kaotus, ta sai ikkagi nominaali lõpuks. Jaa, sai jah. Vot ta sai nominaali lõpuks, et siis on hästi, aga et see kaotus 28 sekundit, et see on tegelikult ju sõidetud on nüüd 100, või tähendab mitu kilomeetrit, 200 mingisugune, ühesõnaga päris palju on sõidetud. Et kui me vaatame nüüd kaotust kilomeetri kohta 0,11 sekundit kaotust Bajarile, no Bajari on ilmselgelt, ma arvan, selline, ütleme WRC2, koorekiht on ju, et tuli just otse Rally 1 autost ja tõenäoliselt järgmiseks aastaks Rally 1 leping on olemas. Ja Robert on tegelikult nüüd väidanud Sardiinia, Poola, Soome ja nüüd Kreeka 4 rallit, kus ta tegelikult on 4-3 on ikkagi väga selges poodiumi mängus sees. No poleks päriselt ka poleks seda osanud oodata hooaja alguses. Võib-olla isegi hooaja alguses ei osanud oodata, et kas ta üldse sõidab. Et see on ikkagi nagu mega üllatus, mis ta siin nende rallidega teinud on. Aga Georgi puhul ilmselgelt see kiirus on olemas, aga lihtsalt ütleme, tal võib-olla juhtub liiga palju. Juhtub natuke liiga palju, kui aeg mingi action käib, aga iseenesest see kiirus on ju tegelikult me räägime Eestis, et kui mehed sõidavad nagu ma arvan, et mehed on võrdsete kiirustega. Et seal on nagu üliväike vahe ja nad mõlemad on poodiumi mehed tegelikult, et jah, lihtsalt ühel on ühel ralli natuke rohkem mõne teisel ja nii ongi. Aga see on arukordne juhus tegelikult, kus me täna oleme, kus meil on 2 sellist meest. Jaa, absoluutselt, et võib-olla ongi jah, et miks Virvese hooaeg on nagu nii eriline olnud, ongi just see, et kuidas ta ikkagi selliseid suuremaid jamasid ja väljasõite ja selliseid asju pigem on suutnud nagu vältida, et on küll nagu mingeid probleeme ja asju olnud, aga ikkagi lihtsalt seda puhast kiirust on näidanud ja sellega kõrvalt ka natukene ikkagi sellist nagu oskust mingi tulemus ära vormistada, et just, et Georgiga on ka see, et iga kord, kui näed, et hakkad neid splitte vaatama ja splitid lähevad kiireks, et siis kohe nagu paneb võidleb pihku ja hakkab palvetama, et nii, ära nüüd välja sõida. No, täpselt. Täpselt nii ongi, et just see stabiilsus selle vähese kilometraaži juures, mis tal on, ja selle tempo juures, millega ta neid rallis sõidab, et see ei ole tegelikult nagu väga normaalne vaatepilt, mida näha. Et me teame, et ma arvan, et nagu päris paljud sõitjad seal tegelikult listist oleks võimelised sõitma poodiumi kiirusega ja võib-olla sõitma ka isegi võitja kiirusega, nii-öelda liidri kiirusega. Aga lihtsalt see pidu kestaks suht lühikest aega. Aga see, et ta tõesti toob need rallid nagu tegelikult ilma sõiduprobleemideta lõpuni. No, loodan, et ma ära nüüd ei sõna võin. Et see on tõesti erakordne ja täpselt, mis ma ütlesin, kilometraaž, sõidukilometraaž ja istme aeg on nii minimaalne Robertil võrreldes siin teiste meestega. Et see on tegelikult see, mis teeb selle olukorra just nagu eriti põnevaks ja ma loodan, et ka tulevikku vaadates nagu
palju lubavaks. Jaa, et igatahes tulevik on helge ja selle jutu taustal on üli hea hetk minu arvates minna siis aste veel madalamale JVRC-sse, kus meil siis Romet Jürgenson hetkel ikkagi tiitli suunas purjetamas on. Eelmise katse lõpus igatahes ta veel esikohta hoidis üldarvestuses ehk siis 10. katse lõpus. Praegu 11. katset JVRC autod vist vaikselt juba hakkavad sõitma, kui ma õigesti mäletan. Saab kohe järgi vaadata, tegelikult jah, sõidavad. Ja Major vähemalt esialgu kõige kiiremas tempos on, aga tuletame meelde, et Jürgensoni puhul sisuliselt me peame vaatama ühte konkurenti ja selleks on Taylor Chill, kes on üldarvestuses 3. kohal ja Rometist ikkagi selgelt maas. No ütleme nii, et selgelt maas, aga tegelikult päris lähedal samas. Et siin on ainult üks refi purunemine, ühel katsel tehniline probleem, mida iganes ja Taylor Chill on sabas. Et siin rallil selles mõttes jah, et katsevõidud isegi võib-olla nii palju, peab seda nüüd lugema hakkama, mis see seis on, aga tegelikult on ju topeltpunktid, on ju. Ehk siis 9 punkti oli vist vahe neil enne, et 8 oli ja ma nüüd praegu ausalt ei mäletagi, mis see selle ralli punkti jagamine või palju Rometil katsevõiti on, äkki puusalt praegu panen, äkki oli 5 või? Äkki midagi sellist, jah. Ja Chillil äkki oli 1, jälle kui ma õigesti mäletan. Et seal tuleb nüüd siis, teeme mingi kiire arvutuse, lihtsalt huvi pärast 13-12 punkti, siis nii-öelda katse peaks praegu vahe olema ja jagatakse siis 50 punkti või? Võite saab 50 punkti, on mul õige arvutus või? Jaa, peaks olema küll, jah, sellepärast. Ja teine koht peaks siis saama 36, ehk kui vahe on veel katsevõitudega 12, no hetkel on seis niimoodi, et kui Taylor Chill peaks võitma ja Romet Jürgenson teine, siis tegelikult on see nagu ikkagi vist mõne üksiku punkti vahe. Et selles mõttes kõik on nagu nii lahtine ja tegelikult see homne päev saab olema pagana põnev, aga praegu tundub, et Romet on nagu päris heas seisus, kus otseselt pingutama liiga palju ei pea, 1,5 minutit vahe, Romet siis esimene, Taylor Chill 3. Ja tegelikult ka see katsevõite on saanud rohkem võtta, see vahe on kasvanud, mis enne rallil algust oli, nii et ütleme nii, et hetkeseis on hea, aga tehnikasport, ärme siin liiga vara hõiskama hakka. Yeah. Aga tõesti, praegu pigem ütleme nii, et seisud on päris head. Jaa, et selles suhtes ongi see, et Jürgenson, nii palju kui ma siit kiiresti oma spliti süsteemist asjalikkust saan vaadata, siis Romet Majorist liigub ikkagi selgelt aeglasemalt praegu 13 kilomeetri peal 4,3 veel vahet, kui meie siin seda saadet salvestame. Aga Taylor Chilliga sõidab täpselt samasse auku, nii et selles suhtes ongi, et pole hullu ja isegi kui Major läheb mööda, las läheb. Meile sobib põhiline, et Chill jääb selja taha. Siis on kõik hästi. Absoluutselt, täpselt. Tähtis on, et lihtsalt homne päev tuua ära ilma refi purunemist, ja võib-olla olekski see seis enne Power Stage'ile minekut, et sa võid Power Stage'il kaotada, kuna see hästi keeruline Power Stage on pikkust 18 kilomeetrit, et sa võid sõita seal julgelt selline sekund kilomeetrile kaodata. Võib-olla isegi 2 sekundit kilomeetrile tempost maast sõita, see tähendab, et sa oled täielikus safe mode'is, sõidad ja hoiad refi. Ehk siis, kui see vahe oleks ka Taylor Chilliga enne Power Stage'i selline 45 sekundit, 40, siis sa saad tulla nagu täis safe mode'is juba lõpuni, kus teine peab ikkagi nagu suruma kõik välja, et siis oleks nagu ideaalne seis, kui see vahe püsiks veel selline viimase katseni. Just, et siis on tõesti selline sõit, et Romet saab enam-vähem vanaema kõrvale istuma võtta ja siis tuleb sealt piltlikult öeldes, aga see kõik on homse päeva teema ja eks me siis homme pärastlõunal saame arutada seda, et mis seis on. Aga enne kui saatele siis otsa peale tõmbame, lähme kiirelt siis küsimuste juurde ka. On ühelt härralt meil neid küsimusi on, et Andrus siis kirjutas, tere, kui Ott lõhkus täna 2 reffi korraga, kas siis näiteks Sordo ei tohi talle 1 reffi anda? Vastus on ei, sellepärast et
refi jälgitakse väga hoolikalt ja kui sa refid kasutusele võtad, siis sa ei saa neid enam kellelegi teisele anda. Jah, ühesõnaga loogika on see, et sa võid kasutada enda auto rataste, mida sa siis alla paned reffe või ükskõik mis varuosa, ükskõik mida remondiks, sa võid kasutada ainult seda, mis sul on autos kaasas arvatud, ma ei tea, mootorõlid, jahutusvedelikud ja nii edasi. Okei, kuskilt jõest võid vettpudeliga võtta ja kallata. Või õlu valada, kui sul muud ei ole võtta, et meenutame, et sellised asju on juhtunud. Just, aga kõrvalist abi kasutada ei tohi ja varuosad ja kõik jutud võid kasutada ainult seda, mis sul on autos kaasas. Treffidega ja ratastega on veel see lugu, et iga service out ja service in tehakse siis, piiksutatakse nii-öelda, reffi peal on triipkood. Kõik reffid, mis all on ja mis kaasas on, tuleb ette näidata, kõik piiksutatakse läbi, ehk siis kõik rattareffid on markeeritud ja ära salvestatud datana. Ja neid siis service inni tulles kontrollitakse taaskord üle, skanneeritakse ära ja siis vaadatakse, kas see klapib. Kui ei klapi, saad trahvi või saad üldse diskvalifitseeritakse, et selline üpriski range, nagu sa ütlesid, et jälgitakse väga tähelepanelikult. Ja, et isegi seda protsessi käinud jälgimas, et üks aasta Rally Estonial käies, siis läksin ka sinna katselõppu just sellepärast, et natukene vaadata, kuidas sul katselõpus elu käib ja siis täpselt samamoodi seal, selles suhtes, et pealtvaatajana sa saad sinna ka minna, et see reeglina ei ole kõige põnevam koht, aga niimoodi ühe korra vahepeal ära käia on tegelikult põnev ja soovitan võib-olla kunagi tõsisematel rallisõpradel arvesse võtta, et ka omamoodi kogemus. Aga lähme siis küsimustega edasi ja kas kellelgi on veel sellist asja juhtunud lähiminevikus, nagu ei mäleta. Seda me siin saates puudutasime, et ega otseselt ei tule meelde küll, et ühel katsel 2 reffi ja mis sa pead mõlemad ära vahetama. Ja ei tule praegu ette, et ei hakanud ka otsima otseselt seda infot kuskilt, aga ei tule pähe. Et seda, nagu ma just mainisin ka enne, mis siin saate alguses, et seda on küll olnud, et on ref katki läinud, on vahetatud ja on siis nii-öelda katselõpus veel ref katki läinud, mida ei ole vahetatud, on lõpuni sõidetud. Või siis see, et 2 tükki korraga läheb katki nii-öelda ühest, ma ei tea, kivist, et nii-öelda double puncture on. Neid asju juhtub küll ja pigem ikkagi igal raskel ralli, ma arvan, seda juhtub võib-olla just mitte tipumeestega, aga seal tagapool kindlasti. Just, double puncture'ist võib-olla, mis mul kohe tuli meelde oli, kas see oli siis äkki 2021 Rally Estonia, kui siis Tänak läks kuskil sellises, lendas ka vasaku auto küljega põllu peale ja siis tal 2 reffi läks ja kuna tal vist oli varem ka 1 läinud või midagi oli, et igatahes tal rohkem reffe ei olnud ja ta siis sellepärast lõpuks üldse katkestama pidigi. Aga ka niimoodi väga tihti ka selliseid asju ei juhtu. Aga viimaseks siis tähelepanek, et Ogier kirub Neville'i, aga Neville ütleb enda relvaga, mida on Ogier ise kogu aeg teinud ja ühtlasi võib vist Neville'ile palju õnne soovida. Et jah, selles suhtes küll, et kui Ogier siin praegu kritiseeris Neville'i, kes jonnib selle üle, et ta peab esimesena sõites teed puhastama, siis natukene hakkasin mõtlema küll, et see on selline tuttav jutt, aga rohkem ma olen harjunud ühe teise prantsuse keelt rääkiva rallisõitja suust seda kuulmas. Ma sain natuke teistmoodi sellest aru, et ta ikkagi kritiseeris seda seepärast, et ta vingus, aga ta oli nagu ikkagi tempo pärast kritiseeris teda, et me teame kõik, et Ogier küll kirus alati seda, aga ta suutis ikkagi tuua need meistritiitlid koju ja tegelikult alati rallid lõpetada poodiumil, mis olid sellise keerulise pinnasega. Võib-olla ta nagu kritiseeris seda kiirust, aga olgem ausad, statistika näitab seda, et hetkel Neville on ralli liider, nii et see kiirus ununeb päris kähku meil ära, nii et meil jääb ainult statistikat vaadata, et ta startis esimesena Kreekas ja ta on ka ralli liider. Jaa, täpselt niimoodi on, et kui keegi paari aasta pärast seda ralli statistikat vaatab, siis on meenutab küll, et oli selline karm ralli, aga see, et kas Neville alguses...
ja et kas Neville alguses oli aeglasem või midagi sellist, see unustatakse kõik ära, et meenutatakse ikka seda, et kui Neville nüüd tõesti peaks võidukalt lõpuni tulema, et et alustas esimesena ja võitis ära ka, et see tõesti Kreekas ei ole väga-väga kerge asi, mida korda saata, aga muidugi kui absoluutselt kõikidel teistel konkurentidel on suuri probleeme, siis selliseid asju juhtubki. Aga Neville'ile õnne soovimise osas, ootame veel natukene. Kui nüüd Chilis ka ikkagi juba väga-väga hästi läheb ja suudab seda vahet siin 2 rallit enne lõppu üle 40 punkti venitada jälitajatega, siis võib-olla juba tõesti võib vaikselt hakata nagu Neville võib-olla broneerima sellist tiitli tähistamise pidu kuskile. Aga ma arvan, et nüüd pärast Kreekat vahet ei ole, kuidas siin nüüd asjad lähevad, seda veel igatahes tegema ei hakka. Ja, ma just tahtsin seda sama öelda, et tegelikult on veel ka homne päev sõita ja kui ma eile ütlesin, et nendest 3 mehest, kes eile kolmikus olid, et kindlasti kõik ei jõua lõpuni, siis ma täna ei tahaks seda öelda, et siis nendest 3 mehest kõik homme lõpuni ei jõua, aga millegipärast ikkagi nagu tahaks. et jah, homme on veel päris keeruline ralli peal sõita, nii et ei ole tal veel ka siin rallil neid võidupunkte käes. Et ootame kõigepealt selle ralli lõpuni ja siis on veel 3 rallit sõita, et kõike võib veel juhtuda. Ja, et selline circa 50 kilomeetrit meil jäänud on, aga tõesti vaadates seda rallit siin seni ja palju võib enam-vähem kuskil mingi 5 või 10 kilomeetri sees asju juhtuda, siis jah, ikka omajagu sõitmist on, aga tõesti siis täna tõmbame sellele saatele otsa alla, homme olen taaskord mina siis teiega, Roland siis tuleb stuudiosse ka, kuuleme Rolandi häält natukene parema kvaliteediga. Seekord siis tõesti piirdume sellise Teamsi intervjuuga, aga pole hullu, et see on kõik arusaadav, ega Rolandil neid saateid see nädal natukene rohkem ka kui mul, nii et andestame talle. Aga lõppu veel ma küsin sul käest sellise asja, et mis sa arvad? Ma just praegu vaatasin Sordo ja Ogieri tempot võrdluses siin 10-11 katse lõikes. Et päris nagu kiiresti peaks homme see 27 sekundit tagasi sõitma või mis sa arvad? No see vist on enam-vähem see, et keskeltläbi peaks Ogier sõitma kilomeetri peale pool sekundit kiiremini kui Sordo, mis tegelikult Ogier jaoks peaks olema tehtav. Ma just vaatasin siin kõik katsed läbi ja selline pool sekki kilomeetrile tuleb kindlasti ära. Ehk tegelikult ütleme nii, et ideaalne ralli Ogieri poolt ja võib-olla mitte kõige parem pühapäev Sordo poolt. Ütleme, ma julgeks panustada küll, et tegelikult ikkagi homme ära võetakse see. Ja, nüüd kui ma hakkasin seda vaatama, siis tõesti hakkan ka kahtlustama, et Ogier äkki ikkagi selle teise koha ära võtab. Ogier'l on selles suhtes on asi hea ja lihtne. Ärkad hommikul üles, sööd kõhu täis, teed oma ettevalmistused ära, lähed sõitma, esimene katse, vajutad täie selle sammusega, jõuad finišisse ja siis vaatab, palju Sordoga vahe on. Ja kui on piisavalt palju vähenenud, siis lähed järgmisele katsele samamoodi, vajutad, kuidas torust tuleb, vaatad jälle vahet. Ja kui ühel hetkel selgub, et ei ole püüda midagi, samas siis tuleb juba punktikatse seal, võttes arvesse, et Toyotal punktidega nagu nii keeruline ja ega see meeskondlik MM-tiitel on ju tootjate jaoks ülimega tähtis, eks ta siis seal läheb nagunii juba vajutama, aga ja selles suhtes on asi lihtne, Ogier läheb vajutama ja kui Sordo piisavalt kiiresti tagumik ees vastu tuleb, siis läheb Ogier mööda ja ma arvan, et see ongi kõige põnevam asi, mida homme jälgida, juhul kui midagi muud siin juhtuma ei ole. Ma just tahtsin ka öelda, et kui me vaatame üldse siin seda top 10 või isegi kuhugi kaugemale, siis vahed on ikka kõik väga suured, siin mõni üksik väike vahe on WRC2-s, aga see on kõik, et tegelikult see Ogieri Sordo võitlus ilmselt saabki olema homme kõige ägedam võitlus ja ma usun, tegelikult ma olen täiesti veendunud, et Ogier läheb seda võtma, sest ta on ikkagi siin väga selge eesmärgiga.
ta tuli seda rallit võitma, kui võita ei kannata, davai, proovime siis teist kohta ja teine asi, mida läheb Ogier kindlasti võtma koos Otiga, ma arvan, mõlemad lähevad ikkagi pühapäeva maksimumpunkte võtma, mida tõenäoliselt Neville tegema ei lähe. Ja ma arvan ka, Neville selles suhtes sõidab rahulikult pühapäeval kuskil 3.–4. koha punktid ära ja võib-olla punktikatselt ka veel õnnestub 1-2 punkti võtta ja siis on tegelikult juba päev on jumala korda läinud ja tuleb ka mingi selline 22-23 punkti ralli pealt ära ja kõik on väga hästi. Et siin jah, ma arvan, et Neville tõesti võtab homme natuke rahulikumalt, aga eks ole näha, mida Ott ja Ogier tegema hakkavad. Et tasub hommikul üles ärgata, esimene katse 8.59, nii et saab natukene kauem magada kui täna, sest täna ju esimene katse juba 8.16 algas. Ja mis seal ikka, loodame, et tuleb homme põnev päev ja eks me siis homme arutame, kas oli põnev päev või mitte, kas tasus saadata või mitte. Aga tõesti, Roland, tõmbame siis tänaseks selle joone alla. Aitäh, et sa siia stuudiosse, aitäh, et sa siia kõnesse tulid. Ja selle aja ikkagi leidsid ja eks siis homme oleme stuudios, lööme käppa ja loodame, et ikkagi Eesti rallisõitjad siin suudavad homse päeva ka korralike tulemustega ära teha. Kena õhtut! Jaa, absoluutselt. Homme näeme ja kuuleme.